6. käik. Tere kallid rallisõbrad, on 5. september ja on aeg alustada Kreeka ralli nädala esimest 6. käiku stuudios üle pika aja Gunnar Leheste ja üle natuke väiksema aja Roland Poom. Ahoi. Sorry, ma lõpetasin oma kommi. See on su päeva esimene söök. Jaa, täna juhtus kuidagi nii, et lihtsalt polnud aega süüa. Aga jah, ma arvasin, et see ei töötagi siin enam. Tead, ma olin sellisel kohal nagu Olümpia. Õigus, muidugi. Ma täna hommikul mõtlesin, et tegelikult saaks väga edukalt ka autosporti ühendada Olümpiaga. Laseme välja need Toyota elektriautod, mida praegult toodetakse nii, nagu Jänes toodab pabuleid. Ja. Kõigile ühesugused autod, ralli 3 autod. See annab näiteks mingile Prantsusmaale võimaluse promoda teisi maakondi. Teeme sellise 2-päevase lühikese ralli, väiksed kiiruskatsed, toome mõne katse sinna kuskile jalkastaadionile on ja iga riik paneb välja oma parima autosportlase. Olgu siis, ma ei tea, WRC klassis või ralli 3 klassis või Romet Jürgenson olümpiavõitja, kuidas kõlab? Kõlab nii, et sul oli liiga palju vaba aega seal olümpial. Ei no miks? Kuule vaata neid, mis praegu toimub paraolümpia. Need oma käsirataste ja tandemratastega, ega need pole odavamad pillid. Jaa, absoluutselt. Kuule, aga kusjuures ju mingisugune see jutumärkides mingisugune riikide vaheline autospordi mängud. Mingi asi käib, jah? Mingi asi toimub, jah? Ja meie poisid on seal käinud, jah. Ja minu arust eelmine aasta oli Georg Linnamäe siis selle ralli osas seal võistlus tules ja aga kardid, värgid, särgid, kõik jutud minu meelest seal olid olemas. Nii et kui Eesti peaks kunagi olümpiat korraldama, siis mõelge sellele, ma arvan. Ja siis me saaks esimese olümpiavõite ka tõenäoliselt. Üle pika aja. Üle pika aja, jah. Aga ma ei tea, kuidas sa vahepeal oled autospordiga seoses ka mõnel üritusel käinud? Oota, las ma mõtlen. Ei ole vist ei ole, tõesti. Jälle kehvem minust. Jälle kehvem, jah. Ma nautisin suve siin 6 aega või kaua see paus oli nüüd? Mina eelmisel laupäeval käisin. Ma käisin tutvumas sellise autospordidistsipliiniga nagu romuralli. Oled kunagi käinud? No ikka kõvasti olen käinud väiksena see Rakvere Valli mäel. See oli päris äge üritus alati. Aga on üks romuralli Eestis, mis teeb seda nii-öelda ringrajal, 300-meetrisel ringrajal, Vändra romuring. Okay. See on ikka ehtne toores meelelahutus. Mida sa lähed, kui selle autospordivõistlust vaatama, mida sa tahad kõigepealt näha? Avariisid. Crash on niimoodi, tapab. Iga ringi peale mitukümmend tükki või? No, mis seal ainult üks avarii ongi? Kui sul on 50 autot stardis ja need kõik panevad seal ühte ringi, siis sa tead, mis seal viimases kurvis juhtub. Sa oled seal. Okay. Nii, number 2, mida sa tahad tunda autospordivõistlust? Kütuselõhna. Kütuselõhna. Sa tunned rohkem kui kütuselõhna. Kas peaks maski kaasa võtma? Seal, ei. Okay. Seal see hajub ära. Seal osadel meestel pole ka pottigi pandud autole peale, et see kõik on nähtav ja kõik uudsed voolikud ja värgid, et high-tech on selle asja nimi. Okay. Et kuidas on võimalik autot käimas hoida, mis on tegelikult juba ammu maha kantud. Ma mäletan romurallis seda, kui ma viimati nägin, et kõigil olid rehvid katki koega ja siis kõik paid velgede peal seal, et hästi ei liikunud need autod. Seal ei olnud seda probleemi, et kõigi rehvid katki oleks olnud või? Ei, seal sillad olid kõverad. Okay. Pärast esimest kurvi. Ei teagi, kas see on hullem või parem. Seal oli siis 10 naist oli stardis ja siis 60 meest. Ja siis iga auto sai kuskil 4 ringi sõita või 4 sõitu sõita. 15-minutilised sõidud ja siis loeb see, kes rohkem on ringe läbinud 4 sõidu peale ja pärast loetakse alles kokku, pärast antakse see kiip, antakse mis katusel. Nüüd soovitad? Ja, muidugi. Oli lahe. Et on sul veel mõni auto, mis vajaks maha kandmist? Leiame. Üks see Audi, mis seisab, see õli lekib, ma ei tea, sellega võib minna küllist. Ja ma soovitan, jah, et väga lahe viis, kuidas veeta oma laupäeva. Oota, et sina siis käisid rahvarallil, oled nüüd sõitnud järgmisena siis romuralli või? Jaa. Ongi nii või? Ei. See on päris ohtlik ka, selle ühele tütarlapsele kutsuti kiirabi. Ma kujutan ette, et seljad võivad saada päris lihtsalt viga, ainu. Vist oli peapõrutusega rohkem teema, et seal kontrolliti silmi ja kuidas silmad liiguvad ja viidi vist isegi ära. Ma täpselt ei tea, mis ta edasi sai. Okei, no autospordivärk ikka, ütleme, eriti selline. Ohtlik ta on. No aga räägime siis põhiteemast ka, milleks on siis ikkagi Kreeka ralli ja räägitakse, et siin hakkab juhtuma. Aga mis sa arvad, kui enne kui Kreeka rallist räägiks? Vahepeal oli 6 aega pausi, meil on nii palju gossipit igal pool tulnud. No räägime gossipist. Number 1 on ikkagi see, et Sebastian Ogier tahab 9. meistrititlit. Jaa, nii see on.
tundub, et see oli Jari-Mati Latvala märg unistus niikuinii juba, et ta ikkagi tuleks ja teeks lõpuni. Ja aga tundub, et nüüd on see vajalik lihtsalt, sest järsku pärast Soome rallit, kui loodeti siis punktivahet natuke väiksemaks sõita, siis juhtus hoopis see, et punktivahe kärises 20 üle punktile Toyota ja Hyundai vahe, siis Hyundai liider 395 punktiga ja 375 Toyotal. Et Sebastianile tõenäoliselt öeldi, et tule sõida lõpuni ja nii palju raha saad selle eest ja ilmselt see number oli piisavalt sümpaatne, et Sebastian oli sellega nõus. No 3 etappi või 4 etappi enne lõppu on hea öelda, et ma teen terve hooaja. ja täpselt. Et selles mõttes ju asfaldirallid on lõpus Kesk-Euroopa ja Jaapan, et tegelikult mõlemal ta ju ka eelmine aasta sõitis, nii et ma arvan, et iseenesest on see mõistlik samm Toyota poolt, et kui eesmärk on siin punktivahe kokku tõmmata ja ikkagi sõita konstruktori karika peale. Aga see uudis oli üks uudiseid tuli veel. Ma arvan, et üks lahe asi, mille tegi ära M-Sport on, nime ma nüüd ei mäleta, aga nad tegid oma siis sarja, rallisarja ja keskenduti seal Keenia rallile selles sarjas. Esimene osa on YouTube'is üleval, teine peaks ka tulema järgmine nädal. See sari, jaa. Oled juba vaadanud, mina veel ei ole. Ma vaatasin ära, see oli selline suht lühike, minu meelest äkki suht selle poole tunni, kui ma õigesti mäletan, aga äge oli Netflixi tase päris ei ole? Ei, kindlasti Netflixi tase ei ole, sest M-Sport ikkagi ise rahastab seda ja keskendub ainult M-Spordi enda tegemistele, aga selles mõttes on lahe, et kui seda tegelikult see teema on olnud nüüd, ma arvan, aasta-paar õhus, et peaks tegema mingisuguse sarja WRC-s, siis nagu M-Spordi Tegelinski mõtles, et kaua me ootame, teeme ise ära siis, et selles mõttes oli päris lahe ja ma arvan, et ägeda sellise sisevaate sellele meeskonnale annab ja ma ei teagi, mitu episoodi tuleb, pakun, et teevad ikka, ma arvan, selline 7-8 ära. See oli järgmine uudis, aga see pole veel kõik. No nii. Martin Sesks. Tšiili ralli. Mees on tagasi. Ralli 1 autos. Aga seekord taaskord ilma hübriidita. Huvitav, miks nad seda tahavad jooksutada? Ma saan sellest nii palju sain aru, et kui Martinsil lihtsalt nagu raha ei ole. Seal ei ole seda... Hübriidi osta või? Ei, tal ei ole üldse raha. Tal ei ole üldse raha, et see, et ta seal sõidab, seal ei ole seda teemat, et Martins tuleb oma sponsoritega, maksab selle kinni. Et tõenäoliselt see pakett pandi kokku jälle umbes sarnase loogikaga, nagu oli Poola. Et seal oli promootor taga, FIA taga ja kõik, kes seal... soovisid, et ta seal oleks, kindlasti ka M-Sport on seal rahaliselt taga, et see sama loogika töötab sel korral ja tegelikult just siia sõites jõudsin kohale, mul oli paar mintsi alla aega oodata ja vaatasin uudiseid ja lätikeelne uudis oli, ma ei jõudnud ära translate ida, siis Martin Sesk sõidab ka Ford Fiesta Rally 2 autoga nüüd mingit rallit kuskil, ma jään vastuse hulgu, kus see on, aga siiamaani ta sõitis Toyotaga ju. Ehk tegelikult Toyota on vahetatud Fordi vastu välja, mis näitab ikkagi, et M-Spordil on mingid plaanid taga. No Formool läheb ju ära. Nii räägitakse. Järgmine pommuudis. Formoost on saamas siis Hyundai 3. piloot. Kuulasin ralli podcasti Spin, seal oldi väga nördinud sellest, et kuidas Formoo oma karjääri niimoodi potist alla laseb, et on kindel mees, kes mitte kunagi ei saa maailmameistri titile sõita, see on Hyundai 3. mees. Jah, aga vaata, ütleme, ralli on selles mõttes nagu üpriski tobe spordiala, et 20 aastat sa taad sinna raha sisse suures pildis ja siis ühel hetkel, kui tekib see võimalus, et keegi võiks sulle palka maksma hakata, siis enam ei ole nagu valikut, et siis tuleb see vastu võtta. Et parim, mis ta teha saab, on see, et ma arvan, et ongi, et teha see ka nii-öelda tasuvaks lõpuks, et kõikide nende aastatest peaks nagu midagi vastu saama, on ju. Et olla see Hyundai 3. mees, aga sealt on ka, me teame, et Neville ja Ott on mõlemad ikkagi sellises vanuses mehed, et 10 aastat nad seal ei sõida enam. Et ma arvan, Hyundaile kindlalt oleks võimalus nii-öelda Formoos kasvatada esisõite seal ühel hetkel. Aga see on üks arvamus, M-Sport oleks ka kindlasti mõistlik edasi jääda, sest ta oleks kindlasti number 1 piloot seal on ju, aga kui üks ikkagi viskab sulle mõne miljoni pangakontole, teine mõne 100 000 heal juhul, siis on ikkagi vahe sees. No aga sellega seostub ka veel 4. gossip, mis on see, et me ei tea, kas Hyundai tehase tiimina aastast 26 enam WRC-sarjas üldse jätkab. On mõtteid mõlgutatud eratiimi loomisest ja eile
viskas Dirtfish sellise spekulatsiooni üles, et selle eratiimi omanikuks võiks saada Thierry Neuville. Vägev. Vägev värk, ma rohkem ei oskagi öelda, et mõistlik oleks seda, ma arvan, ikkagi tehase tiimina rannida, aga kui huvi ei ole selles mõttes liiga palju või võib-olla on võimalik läbi selle ikkagi hoida mingid kulusi paremini kontrolli all, siis ma ei tea, andku minna, peaasi, et nad nagu on seal kuidagi. Aga siis võiks kokku leppida, et Toyota teeb ka eratiimi, muidu on ebavõrdne. Jah, et sõidame tiitli peale ühe tehase tiimi. Jah, mõistlik. Et siis ongi 3 eratiimi ja võib-olla teised tulevad juurde. Jah. Selles mõttes ju Solberg, mida on ajanud, on mis iganes autotootjaga Jaapanist, see Subaru on ka see ju, et Subaru toel ehitada ikkagi nagu erameeskonnana WRC meeskond üles. Et ma ei tea, igal juhul põnev on ja vabandust, asju toimub, väga palju asju toimub. Lisaks on ju veel punktisüsteem võetud väga teravalt ette praegu, et järgmiseks aastaks muudatused tulevad, millised ei tea, aga soov on muudatused sisse viia. Ühesõnaga seda värke on jube palju praegu. Meil siin kuu aja jooksul on olnud ilmselgelt näha, et see paus oli liiga pikk, et kõik hakkasid hästi palju mõtlema. Aega on inimestel tekkinud kätte. Täpselt. Aga rääkides sellest, võib-olla veel sellest, mis toimus Soomes, punktivahe Neuville'i ja Tänaku vahel kindlasti läks suuremaks ja 31 punni on nüüd vahe, mis paneb küsima, kas on aeg jõudnud kätte tiimikorraldusteks. Teha Neuville'ist ametlikult nüüd esinumber ja Ott tema nii-öelda sidekick või paarimees. No ma arvan, et ütleme, ralli jälle selline spordiala, ma arvan, kus ei saa seda nagu võib-olla ette nii palju teha, et see nagu ralli jooksul hakkab nagu selguma, et kui me täna hõikame välja, et Neuville on meil esinumber ja esimesel katsel ta keerab ennast kuskil üle pea, siis on nagu jube tobe tegelikult, et kõik kiruvad sind selle eest, et sa sellise otsuse tegid ja pärast nagu põhimõtteliselt ütled, et ei, Ott võtab ikka kõik suured punktid siit, sest meil on vaja tootjate punkte ka saada. Et ma arvan, et see kindlasti on nagu peas olemas see mõte, et mis hetkel seda teha, aga Ott on praegu ikkagi nii-öelda matemaatiliselt mängus sees, on ju. Matemaatiliselt on isegi Formeau mängus sees. Täpselt. Et see on hästi selline keeruline küsimus, mida teha ja ma arvan, et seda tulebki otsustada lihtsalt ralli käigus ja tegelikult pühapäeval ära otsustada, mis siis saab, et ennem seda ilmselt teha ei saa. Jaa, arvas ikka spinni härrad, et kõige kehvem koht, kus tiimikorraldustele minna on just Kreeka, sest see refi, loterii ja need kivid ja kõik need olud lihtsalt ei ole see koht. Jaa, kuulasin just Shakedowni neid katselõpu intervjuusid ja kõik ütlesid, et kõige raskem Kreeka, kõige karmimat oludega Kreeka, mida nad sõitnud on. Isegi Ožee ütles seda. Jaa, viimaste aastatel vist hästi palju suuri vihmasadusi olnud ja suured kivid välja uhund see maa seest, et päris raju saab see ralli igal juhul olema sõitjate hinnangu läbi. Et seal vist teetööd ei tehta? Ilmselt küll jah, et keegi võib-olla ei sõidagi kunagi nendel teedel, ainult siis kui ralli tuleb, siis sõidetakse. Aga selles seisus Neuville'il puhastama minna, kas see kivide vahel on midagi puhastada või kuidas seda hindad? Jaa, ei, puhastada saab kõvasti, aga jällegi ongi nüüd kui sa ikkagi tahad auto lõpuni tuua, sa ei saa niikuinii seal hakata 100% ennast välja andma, et tõenäoliselt selles mõttes nagu see puhastusefekt võib teoorias olla väiksem, sest sa niikuinii pead autot hoidma, sõitma nendest kividest mööda, ehk sa ei ole niikuinii nagu 100% ei sõida seal. Teine asi on see, et Neuville saab tegelikult ka eelise, sest oli palju näha tolmu ja võib hakata tekkima olukord, kus on tolmukotid ees. Et ühtepidi päris kehv tulla sealt ees, teistpidi võib-olla just ka natuke hea. Et tegelikult on hea paralleeli, millest me oleme rääkinud ka siin, äkki oli nüüd viimane ERC etapp Lätis, mitte ehk siis 2023, kus Linnamäe startis esimesena, kus on kõvasti puhastamist Lätis. Ja kuna tema oli ainuke esimesena startina, kes sai ilma tolmuta sõita, siis sai ikka suure eelise. Et võib midagi sarnast juhtuda. Jaa, tolmu oli kõvasti. Aga ju see tolm seal minutitega ära sätitakse ja ma arvan, et ma loodan, et see suureks probleemiks meile ei saa. Jaa. Rääkides sellest Gossipist või see on nüüd ametlik uudis, et Ožee teeb ju terve hooaja. Kui sa kujutaksid ette, et sa Thierry Neuville võtab hommiku kohvi, loeb seda uudist, et Ožee tuleb nüüd tiitlit jahtima, teil on 27 punni vahe. Mis ära, kas ta jõi seda rahus edasi või puristas selle kohvi samma telefoni peale välja? Ma arvan, et see kohv natuke tiirutas seal suus ringi enne, kui alla neelati ja siis
siis võib-olla tuli korraks jah, et okei, mis nüüd saab, et kas jälle jääb ilma. Aga tegelikult on ju iseenesest, olgem ausad, see on tore ja ma arvan ka Neville'i vaatesse võiks olla positiivne ka seda hinnates, et järelikult Hyundai tunneb konkurentsi, Hyundai tunneb hirmu, et tähendab Toyota tunneb hirmu, et Hyundai võib eest ära minna, mis on väga positiivne ja tegelikult kui üldse vaadata seda hooaega, siis mõlemad meeskonnad on kuradima võrdsed, noh, väga-väga võrdsed. Et jaa, kohvid on eelast tõenäoliselt alla ja siis natuke mõtiskles oma ette, et mis nüüd saab. Sest me teame, et Neville on ju tuntud hooaja teise poole, eriti nende viimaste rallide äraväristaja. Võib-olla sellepärast tal ka tiitlit ei ole veel nende aastate jooksul. Teised pooled hooajad on tal jah millegipärast alati kehvemad olnud kui see hooaja algus. Ta vaatan pulli pärast, kuidas tal eelmise hooaja teine pool oli, mul on kohe siin ees. Wikipedia abiga Euroopa ralli võitis. Jaapanis oli 13. Tšiilis oli teine ja Kreekas 20. Jaa, Kreekas tal oli mingi rooli parras või ma ei tea, mis tal oli rooli otsas. Midagi seal murdus ära ja pidi katkestama. Aga aasta varem ta oli, minu meelest Kreeka oli väga hea võitis, võit. Uus-Meremaal 4, Hispaanias 2, Jaapanis 1. Ja see ongi minu meelest Hyundai ainuke Kreeka võit, mille ta võttis. Et selles mõttes statistika on kehv Hyundail. Tegelikult see väristamise, see ei pea ju otseselt paika, kui me näeme siin poodiumi kohti 2 viimasel aastal. Jah. Et ma ei tea, kas see on siis müüt või millega pärast arvatakse, et ta mängib tiitli maha teise poolega. Tegelikult, kui me võtamegi viimased paar aastat, aasta 2 tagasi, siis me oleme ju just rääkinud seda, et ta on arenenud nii kõvasti. Et muidu varem, ütleme, võtame see 3, 4, 5, 6 aastat tagasi näiteks on. Et siis oli see, et alates Soomest oli ta nagu alla minek, et Soomest ta ei suutnud seal top 6-tegi sõita kohati. Et see viimased, ütleme, aasta 2 on olnud väga kõvad tegelikult aastad. Aga sealt tahapoole jah, on olnud see, mis on selle kuvandi ilmselt. No võtame 2019 näiteks, kui ta jäi kokkuvõttes teiseks. Tal on Soomes oli 6, Saksamaal 4, Türgis 8, Suurbritannias 2, Hispaanias 1. Noh, seal võib-olla ei olnud enam midagi mänguski. Ja 2018 tõesti Kreekas 2, Türgis 16, Suurbritannias 15, Suurbritannias 5, Hispaanias 4 ja Austraalias katkestamine. Et no võib-olla jah, see kuvand on aastatest jäänud. Aga jaa, selles mõttes, et hinnates seda hooaega, mis ta on teinud, hinnates eelmist hooaega, siis ta on, kui ta varem ei olnud seda tiitlit väärt, siis hetkel ta küll on, ma pean ütlema, selles mõttes, et on teinud head tööd ja pole midagi öelda. Võrreldes varasemate aastatega on ülimalt sümpaatsed hooajad olnud siin nüüd see ja eelmine aasta kindlasti. Jaa, aga rääkides siis sellest tootjate tiitlist, mis ilmselt Toyotale rohkem korda läheb, siis seal on ju vahe 20 punni, eks, ja juhib Hyundai. Ehk Toyota huvi ilmselgelt ei ole mitte niivõrd Ožeele seda 9. tiitlit kätte mängida, vaid nende huvi on ikkagi meeskondlik tiitel. Kindlasti ja no väidetavalt ei huvita see 9. tiitel ka Ožeeri, milles ma natuke kahtlen, aga tõesti see kogu see kemplemine, mis seal praegu toimub, on ikkagi tootjate tiitli nimel. Ma tahaks arvata, et ka Hyundai jaoks on see oluline ja ma tahakski selles mõttes, ma tahaks näha, et Hyundai võtab selle, et see vähemalt aastate jooksul on ikkagi mulje jäänud, et nagu see on ilmselgelt on see kõigi jaoks olnud, kõikide tootjate jaoks, M-spordi jaoks samamoodi, kui nad võtsid selle 2017-18 ja see on ikkagi nagu miski, mille nimel nagu kogu ettevõte näeb vaeva, et miks seda siin üldse raha pannakse, et ma ei saa kuidagi öelda, et Hyundai vähem sellest huvitatud on ja ka Hyundai ma arvan, et vajab seda rohkem hetkel. Ütleme lihtsalt puhtalt selle pealt lugedes uudiseid ja asju, et täpselt see sama, millest me just rääkisime, kas võiks erameeskonnaks muutuda. Kui me näeme, et ikkagi tegemist on nagu number 1 meeskonnaga, siis võib-olla midagi muutub ja mingisugused arutelud jäävad äkki ära seal majas sees. Jaa, aga Ožeel me räägime ikkagi mehest, kui me räägime Kreeka rallist, me räägime mehest, kes teab kõige paremini, kuidas nendes oludes sõita ja kuidas käituda rehvidega ja selle Spin podcastis ka, kus ma neid mõtteid täna varastan, öeldi, et isegi Neville'ile võib see kasuks tulla, sest Neville on harjunud vaatama kogu aeg sinna, mis Ožeel pagasiruumis on ja mis rehvid tal all on,
et võib ka Neville teha tänu sellele õigeid valikuid. Kindlasti, jaa. Mulle alati meeldib tuua selles olukorras seda näidet 2018 Hispaania ralli äkki, kui Lööb võitis selle Citroeniga, et kõik käisid, varastasid ta pealt nii-öelda infot, et mis rehvid Lööb alla pani ja siis, kui oli minut aega servisest välja minekuni, siis Lööb viskas rehvid ümber ja pani teised alla ja käis, võttis ralli ära. Et eks need 8-9-kordsed maailmameistrid teavad mingid nippe rohkem võib-olla kui teised, et eks see ilmselgelt nii on. Ja selles mõttes seal pole kahtuski, et ralli on kogemus spordiala, Ogier teab täpselt, mida seal teha. Aga tõesti, kuna kõik ütlevad, nii raske see on, et seal hakkab ikka juhtuma seda, et noh, kellel jopab, kellel ei joppa, et midagi pole teha, et hea näide on, ma arvan, Rovanpera Soome ralli off eelviimasel katsel, et ei jopanud lihtsalt. Jaa, vaatame, kuidas Ogier on varem läinud, Kreeka rallil 2011 võitis ja rohkem ei olegi võitnud või? Lööb on võitnud siin mitmeid kordi, aga Ogier paistab minu arvutuste järgi ainult üks võit olevat. Eelmine aasta võitis Kalle, 2022 oli siis Neville ja 2021 jälle Kalle ja siis enne seda oli Latvala vist. Ja 2 aastat ei toimunudki MM-rallit, on ju. Ja ei, eks igal juhul saab lahe olema selles mõttes, et üpriski võrdse pulga peal kõik on, kellegil on rohkem infot, kellegil vähem infot, et ma arvan, igal juhul ülipõnev saab see olema just nende olude pärast, et me ei tohi ka unustada Formood, kes Shakedowni esimesel ringil ka ikkagi virutas päris adekvaatse aja minu meelest. Et kindlasti on seal see 4-5 meest on mängus sees, et lahe saab olema näha, et mis strateegia keegi peale tuleb. Neville'il väidetavalt on nii-öelda plaan autot hoida, oodata, kui teised ära hakkavad kukkuma ja kindlalt punktid tuua koju, et eks me siis pühapäeva õhtul näeme, mis see strateegia kõige parem oli. Ma arvan, et see on päris hea plaan. Tõenäoliselt küll, jah. Aga jälle vaata näiteks, ma ei tea, Oti vaatest, ilmselt oleks veidi rumal hakata lihtsalt lootma, et kõik loodavad pärast, et toome autot koju ära ja siis järsku avastad, et no ei olegi poodiumi peal. Et selles mõttes tuleb sõita ja tuleb ilmselt sõita katsetel, kus sa tead, et olud lubavad, võib-olla ongi veidi vähem rahv katse, mida iganes, mõni katse sobib mõnele rohkem nii edasi, et seal ikkagi keeruline on hakata seda balanssi leidma kiiruse ja auto hoidmise vahel. No aga Otist rääkides, siis väiksed alarmeerivad märgid olid üleval, et ei käinud ta oma tavapärase kaardilugeja Martin Järveojaga viimast testi sõitmas, vaid istus seal kõrval hoopis 29-aastane Jako Viilo, millest siis, mis me loeme sellest välja? Martinil soovitati puhata natukene. Jaa, aga seda on ka ju varem tehtud, et Martin ei ole seal testidel alati kõrval. Otti välja vahetada ei saa testi ajaks, et kedagi teist panna, aga igal juhul kaardilugejad saab nii-öelda puhkama jätta ja seal on ikkagi ju, ma ei tea, kindlasti on seal ka Raigo Mölder kõrvalistunud testides ja ma arvan, et seal on veel sõiteid kõrvalistunud testides, et ta arvelt see ei ole otseselt Soome crashiga? Ei, kindlasti ta võib olla Soome crashiga ka seotud, sest ta ikkagi jättis oma selle crosscardi etapi ka vahele, mida ta Eestis sõidab, et see võis kindlasti selles mõttes ka ikkagi olla, et aga kui on ikkagi mõistlik puhata, siis testides saab kaardilugeja igal juhul puhata, et aga jaa, selles mõttes vähemalt uudiseid hakkas tulema ja kohe oli teema üleval, et mis toimub, aga jah, õnneks on Martin ikkagi tagasi. Aga mis on muidugi tore on see, et nagu tõenäoliselt varuvariant oleks ka olemas olnud kohe, et tegelikult Eestist võib-olla liiga palju kaardilugejaid ei ole võtta. Mina ei teadnud üldse, et Jako Viilo kuidagi oleks seotud või oleks seal varem istunud, võib-olla oligi esimene kord, ma ei tea. Aga igal juhul tehti ja tõenäoliselt, ma ei tea, sa jakkame ka, ma eeldan. Jaa. Mis me Shakedowni tulemustest välja loeme? No Thierry Neville 3. ringi parim aeg. Ehk siis võrdsetes oludes on juba 3. ring, kõigil on ilusti ühtlaselt ära puhastatud tee. Peab tunnistama, et kas ta nüüd üllatav,
aga pigem vist ikka üllatab jah, et väga hea tempoga Shakedowni läbi tuli. Katsuta teisel ringil sõitis kõva aja välja, sama mis sarnase aja Otiga 0,6 vahe ja tundub, et kui nüüd võrrelda kolmanda ringi ja teise ringi aegu, siis tõesti teisel ringil sõiti paremad, see tähendab kolmas ringi ikkagi juba oli tee piisavalt katki, et seal nagu enam parimaid aegu ei sõidetud, nii et kui me võtame teise ringi aegu arvestame välja arvatud Neville'i, siis Katsuta, Ott, Sordo ja Formeau muidugi siin nüüd teisel ringil kuskil tagapool olnud, et Run One oli, siis oli Formeau ikka kukkus ka lõpuks ära. Aga mis sa arvad, see teine ring? Kuule, siin on mingi ajaterror, vaatan Gus Greensmith esimene. Ja siin on mingi... Aga mis sa arvad, Katsuta teise runni võit kas andis tormihoiatuse? Kuule, ei pruugi olla, aga Robert Virves 4. esimesel ringil. See on lihtsalt, tee oli nii palju ära puhastatud, kui nad lõpuks tulid. Et päris hea. Äge. Aga mu küsimus oli Katsuta, kas andis tormihoiatuse? Iseenesest ju stardi koht on ju okei. Aga noh, mina oma raha panen selle peale, et ta plähmerdab ära kuskil. Et ta võib siin katsevõite võtta ja tempot teha, aga kuskil laupäeva teisel poolel ta väsib ära. Jaa. Et see on lihtsalt nagu, seda juhtub liiga palju. Virvese esimene run on siiamaani kokkuvõttes 10. Ehk siis ralli 2 autodest esimene. Ülikõva. Ei, ralli 2 teine, sest Greensmith ikkagi. Jaa, väga-väga kõva. Mul on ülihea meel, et Roberti see hooaeg on selline, nagu ta on olnud ja nagu, et tempo on ka siin üleval, et tegemist on ikkagi aeglast kruusaralliga. Robert avaldas WRC.comile palju siis Urmo Aava ja Kalev Kruusi fondist raha laekus 52 tonni. Kõva, ülikõva. Mis sa teeksid 52 tonniga praegu panen lauale? Läheks Kreekasse. Palju sellest nagu jagub siis? Kreeka jaoks või? No ma ei tea, mis stiilid tal on. Mina tean, et ikkagi etapp on kuskil 70, et aga... No seal head toetajad palju natuke juurde. Jah, täpselt, et selles mõttes sai... Seeme on päris hea. No ütleme, suur osa ikkagi on olemas, et seal pole enam, ma arvan, probleemi minna nende toetajate juurde ja öelda, et mul on 52 olemas, et andke mulle 18 juurde. Aga üli tubli sõit Shakedownil, vaatame, kes siin tagapool on, no Sami Pajari 10, 2.52, Robert Virves 2.46.7, me räägime 3,6 kilomeetrisest katsest. No siin on teisigi mehi, Jan Solans on ju selliste teedel väga hea hispaanlane, Johan Rossel väga hea, no Georg Linnamäe ka muidugi peab ära mainima, väga hea aeg, 4. aeg, aga no Robert Virves oluliselt väiksemat kilometraažiga. Kreasin, no seal mehi tagapool, kõik on taga, selles mõttes on ikkagi üli kõva, ma arvan, see on tormihoiatus. Et kui ta siit suudab ka teha mingi tulemus ära, no siis küll müts maha selle tüübi ees. No keeruline jälle Roberti vaatest, et enne kõike tahaks näha, et selle ralli läbi teeks. Ja, igal juhul. Et päris halb oleks sellises seisus, kus sa oled raha niimoodi kokku ajanud ju kuskil esimesel päeval katkestada. Ja, igal juhul. Et selles mõttes, kui mis iganes tehniline probleem kuskil juhtub, on ju, loodaks lihtsalt, et saaks nagu enamuse ralli vähemalt probleemivabalt sõita, häid katseaegu ja tegelikult jälle tulemuseks. Loodame, et tuleb hea tulemus. Kui ei tule, siis loodame, et lihtsalt suudab tõestada, et on seda väärt, tempo on olemas, stabiilsus on olemas, kõik on olemas, et järgmiseks hooajaks täis hooaega endale küsima hakata. Et selles mõttes ma arvan, et päris oluline ralli, sest oli ju, sõitis ta Poola oli, on ju, Eesti oli, appi ma isegi mäletana, mis rallit tal olid siin. Robert Elva. Jah, Soome oli, kas enne Poolat oli ka midagi või? Oli küll. Eesti ikka. Enne Poola rallit, mis tal oli? Oota nüüd. Üks ralli oli enne Poolat ka tal. Kohe leiame. Mul on siin error. Kas oli Sardiinia või? Akropolis, Soome, Eesti, siis Poola, Sardiinia. Sardiinia, jah. Ja siis oligi, see oli ta esimene ralli selle aastal. Et Sardiinia, ütleme, nendest, mis ta siin nüüd hooaja jooksul sõitis, kõik olid kiired rallid. Sardiinias ilmselgelt, ütleme, hooaja esimene ka, võib-olla see tempo ei olnud veel päris seal, aga oli üpriski sümpaatne tempo, siis ma arvan, et siin ta nüüd võiks küll teoreetiliselt vähemalt
oma Sardiinia tempo üle sõita, sest nüüd on seda seat time'i ka ikkagi hooaja jooksul veidi olnud ja sellise hooaja pealt järgmise hooaja, ma ei tea, ütleme lihtsalt see tundub liiga nagu väga loogiline, et see peaks olema nagu olemas, et see terve hooaeg järgmine aasta panna, loodame, et toetus tuleb taha ja saab selle ära teha. Aga taaskord näeme siis Linnamäe ja Virvese duelli. Soomes lõppes see duell niimoodi, et Linnamäe jäi peale. Linnamäe oli kokkuvõttes 10. ja WRC 2 arvestuses 5. ja Robert oli meil Soomes WRC 2 8. ja kokkuvõttes 14. Seal ta sõitis lahtise kapotiga ja mis iganes probleemid tal seal lõpuks tekkisid, aga tegelikult enne seda oli poodiumimees. Jah. Et mis sa arvad, käib nende vahel nagu põhimõtteline kaklus ka? 2-2 peaks vist see seis hetkel olema. Kas ise ka loevad seda või? Ei, ma ei saa. Aga igal juhul ja tegelikult 2 meest ja ma ütleks, et väga-väga võrdsed mehed, et ma arvan, Eesti näitas ära, kui võrdsed nad hetkel on oma kiirusega. Et see on üliäge, et meil on tegelikult 2 meest, kes kiirusega on WRC 2 poodiumi mehed mõlemad. Nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kellel on mingi ralli pealt kogemust, ma ei tea, kes suudab selle auto lõpuni tuua, kellel tehnilisi probleeme vähem on. Aga mõlemad mehed on tegelikult WRC 2 poodiumi mehed, stabiilselt võiksid olla kiiruse poolest. Arvukordne juhus tegelikult, et viimati, kui ma meenutaksin, siis umbes sarnane olukord võis olla 2014, kui oli Ott Tänak ja Karl Kruda, kui oli 2 meest tipus. Pärast seda ei ole vist olnud. Võib-olla eksin, aga ei tule küll ette praegu. Kui väga nad seal WRC 2 kategoorias said oma vahel madistada, et Ott läks päris kiiresti ikkagi üles. Ühe hooaja said ikka ära madistada minu meelest. Et jah, 2014 see oli, 2015 Ott oli juba tagasi WRC autoroolis. Aga ei, seal küll madistatud sai ja tegelikult oli Karl Kruda kiirus minu meelest päris hea võrreldes Otiga. Ei olnud midagi oluliselt kehvem. Aga rääkides Eesti sõitjatest Kreeka rallil, ka see pole veel kõik, sest üks mees sõidab meil ikkagi tiitli peale. Ja. Junior WRC viimane etapp, topeltpunktid. Hetkel Romet Jürgenson juhib oma siis otsese konkurendi Jill Taylori ees 8 punniga ja iga katsevõitja annab ka või? Ja. Kusjuures eelmine ralli, Soome ralli oli, siis ma olin jumala kindel kogu aeg, rääkisime, et tulgu, mis tuleb, et ta seal vist katkestas ühe päeva. Ta vajus kuskil kurvist välja ja oli kuskil võsa vahel kinni. Rääkisime, ei ole hullu, võtab oma katsevõidu punkti juurde ja suht kindel on siia tulekul ja siis ühel hetkel ma hakkasin alles vaatama seda Jill Taylorit, et kus tema on, tüüp tegi nii hea ralli, et punkti vahe ei jäänudki põhimõtteliselt järgi, et 8 punkti, ütleme, ei ole eriti mugav punkti vahe, millega Kreekat sõita. Eriti olukorras, kus sa saad ka katsevõidupunkt, et siin ei ole nagu võimalik hakata mängima selle peale, et toome lihtsalt vaikse kiirusega mingi poodiumi koha ära ja kindlad punktid. Et siin tuleb sõita katsevõitude peale ja midagi muud pole teha. Ma julgeksin hetkel panustada selle peale, et vähemalt ühel neist kummagil ref läheb, tehnilisi probleeme, sest see on tõesti keeruline ralli. Õnneks on need ralli 3, mitte ralli 4 sel korral ka. Et aga sellegi poolest on see nii-öelda väike auto ja väga raske sellel, et kui ralli 1 on keeruline sõita neid teid, siis ralli 3 on nagu korda 2 veel, korda 3. Et sa oled Kreekat sõitnud ei ole? Ma olen Kreekas kirjutamas käinud, aga sõitnud ei ole. Et milline see tee seal tagumistele meestele võiks olla? No Sardiinia puhul ma arvan võib tuua mingi sarnase paralleeli, et ma arvan, et võib-olla pinnase poolest võiksid olla üpriski, Sardiinia on liivasem kindlasti, aga midagi sarnasust on, et see on ikkagi raju. See on tõesti raju. Need ikka rajult taga. Nende autonumbrid on 58 Jürgensonil. Seal on ikka terve unnik ralli 2 ja ralli 3. No ma võin piltlikult öeldes tuua nagu näite, et kui raju see on, et kurvi lähed, siis ega sul midagi liiga palju teha ei ole, sa oled sügavas rööpas, põhi jookseb vasta maad ja ma ei tea, pane silmad kinni ja gaas põhja ja mine, et Said juba esimesel läbimisel. Ja seal ei ole midagi teha, see läheb nii keeruliseks ikkagi ühel hetkel ära mingid katsed. Mingid katsed on kindlasti paremad, mingid hullemad, aga see tagant tulles on raju igal juhul. No aga hoiame pöialt igal juhul. Ja, tähtis igal juhul ongi, et tuua see auto lõpuni ära, ma ei tea,
palvetada, et see tehniline pool kestab seal, et no, räägin, nende autodega ei ole midagi teha, et kui me võime rääkida ralli ühest, et noh, sõidad kividest mööda, treffid kätki läheks, on ju küll tehnilise poole pealt tõenäoliselt võiks kesta, aga noh, nende autode puhul seal taga küll juba sillad, värgid, ma arvan, lähevad iga servisvahetusse, sest need lähevad lihtsalt kõveraks. Meil tegelikult oli telefonivestlus salve tehtud ka Jaan Martinsoniga, aga siin väike Kotermann oli puldis sees tehniliselt, see läks meil untsu, aga ma võin vahendada, mida Jaan ütles. Jaan vahendas seda, et lennukist maha astudes pidi pikali kukkuma, sest 35 kraadi sooja. Ehk siis ka kuumus on tegelikult teema ju. Kuule, Eestiski 24 praegu Tallinn, no. Et päris aus. Täitsa ralli ilm juba. Ja. Aga noh, kuumus paneb ju omakorda no autodel kindlasti, rallile. Ütleme, sõitjal on keeruline, aga kindlasti on ka autol keeruline, muidugi. Sest on aeglane ralli. Sellise kuumusega, noh, need temperatuurid lähed ikka väga suureks, see tähendab, tehnilised probleemid on ka kindlasti oluliselt kergemad tulema sellistes kuumades, aeglane ralli ei jahuta ära mida iganes. Et seda, et autol on tembid kõrged, keegi seal intervjuud ei saa anda, seda ma arvan, hakkab tulema päris palju. Kusjuures rallil, kus on nagu nii palju, nii kivine, suur võimalus lõhkuda radikas ära, kõik jutud, et seda me saame kindlasti nägema. Ja ega ta väga palju muud ei rääkinudki, sest see meedia pen ehk siis võimalus intervjuusid teha algaski just nüüd 5 minutit tagasi. Tal on siis päris kõvasti seal toimetamist, et Otiga rääkida, Virvesega on juba kokku lepitud Rometiga ja tiimibossilt tahaks ka midagi teada saada, siis ma arvan, et Jaan on nagu väike sipelgas seal teiste ässade vahel. Ja. Aga kui ma tuleks korra veel selle Jürgensoni teema juurde tagasi, et mida ma rääkisin Soomes, oli see, et lihtsalt puhas selline arvamusavaldus, et kas on üldse kõige parem seda tiitlit võita. Tiitli võidad, siis tõenäoliselt sa ju peaksid saama auhinnaks järgmine hooaeg sõita WRC2-s. Kas Romet on... FIA Rallystar ka veel, et mis see Rallystari ekstra tiitel? No tegelikult see on lahtine, selles mõttes, et hooaja alguses rääkis selle FIA Rallystari nii-öelda keegi juhtfiguur, et pärast esimesed junior WRC hooaega jätkavad siis 3, on ju, praegu on 4 neid, aga kui esimene hooaeg võidab keegi junior WRC ära, siis ei tea, mis saab. Võib-olla panustatakse kogu raha, kogu finants, kõik värgid ühele mehele, see, kes võitis. Et see on lahtine, et mis edasi saab. Aga ma just mõtlesin seda, et tal on nüüd sõidetud 3 hooaega rallit või? Ühe hooaja tegi Eestis Honda Civicuga, eelmine hooaeg siis selle ralli 3 ja ralli 4-ga, nüüd junior WRC. Et seda kogemust ei ole võib-olla liiga palju. Mõtle, kui praegu peaks nagu ralli 2 istuma kogu hooaeg ralli 2, siis kui suures Ford Fiestaga, on ju, mis ei ole kõige parem ja kõige kiirem auto igal juhul. Võime Virves eelmise aasta tuua näiteks. Siis kas see on üldse hea lahendus? Või võiks olla hea lahendus see, et saada ikka see junior WRC hooaeg edasi panna ka järgmine aasta? Samas võib-olla on see ka võimalik tiitlit võtta, sest võtta tiitli, aga järgmine aasta saad edasi sõita junior WRC. Nii et tegelikult see olukord on nagu suht huvitav, mida teha. Samas on jälle nagu Rometi vanus selline, et peaks nagu edasi liikuma. Et siin on nagu nii palju lahtiseid otsi minu meelest, mis nagu võib-olla ei teagi, mis see hea lahendus olla võiks. Aga igal juhul eks tuleb endast niikuinii anda maksimum ja kui on ju selles mõttes, kui on tiitel mängus, siis tuleb tiitli peale sõita, mis saab edasi, eks siis selgub tulevikus. Romet on 24, jah? Jep. No vaatame, ma arvan, et ta ikkagi läheb tiitli peale sõitma. Ei, loomulikult läheb tiitli peale sõitma, aga lihtsalt nagu hüpoteetiliselt, et nagu päriselt võtab tiitli ära, et aga kas ta nagu on valmis ralli 2-s, me näeme, kui raju konkurents seal on. Aga Eesti rallisõitjatega seoses oli üks lahe uudis veel. Meie 18-aastane eestlanna Hanna-Lisette Aabna valiti välja Beyond Rally arenguprogrammi koos 14 naiskandidaadiga ja neil hakkab siis M-spordi Poola peakorteris Krakowis treeninglaager, kus nad peavad tõestama oma rallivalmidust, mehaanilisi teadmisi, meediaoskusi ja sõiduoskusi ja valitakse välja kõik 3 lootustandvamat pilooti, kes osalevad oktoobris Kesk-Euroopa rallil. Väga lahe. Kusjuures ma ei olnud sellest, nagu ma nägin seda uudist, et Hanna-Liis ette sinna valiti,
aga ma ei olnud kuskil näinud, et mingi selline konkurss või midagi oleks, et kas et oleks ise ei kandideerinud, selge pannud. Paarukas päe lähme paneme, noh. Et ma kuskil ei näinud sellist asja. Väga huvitav oli see muidugi. Aga lahe on selle puhul veel see, et kes siis nendest 3 Kesk-Euroopas kõige parem on, saab järgmine aasta terve aasta junior WRC-d panna. Siuke asi ka veel. Kurat, ma räägin, ma olin täitsa valel ajal vales kohas. Viimane lause, jah. Ma olin valel ajal vales kohas. Sa sündisid vales kehas. Sa pead ütlema, et sa oled naine mehe kehas. Täpselt, ma ei tea, täitsa tuksi läks midagi. Vaatame, kuidas see naine reageerib. Ma pean arutama vanematega asju, et midagi läks jamast. Et jah, siin on võimalus. Läks sinna praegu. Jah, noh, mis seal ikka. Loodame, et siis... Aga see kõik lõhnab selle järgi, et sellel FIA-l nagu pappi on. Kellegil on raha, noh. Jaa. Keegi tahab kuskile midagi panna. Ei ole raha kuhu panna. Täpselt, ja minusse ka FIA Pirelli, FIA Rally Star või mis iganes see meil ju Kasper käis ju olümpial FIA seal peakontoris. Oli näha rahapatakaid või? Ei olnud. Ära peidetud. Pandi peit ära. Ei, no selles mõttes, et nagu kui pikk protsess see on, kus Romet on selles programmis, et see tähendab, et ma ei mäleta, mitu meest üldse seal ja naist oli selles FIA Pirelli värgis. Aga see, et nad paned nagu nii pika programmi ja see kõik taotakse kinni 100%, on päris karm. Üks naine oli just, jah. Et tegelikult ongi see, et kui kõik läheb nii, nagu plaan on ju järgmine aasta, paned 3, ülejärgmine aasta, siis ma ei tea, 2 või? Ja siis tuleb võita sellest, et see on nagu mingi 4-5 aastat pikk protsess, et see maksab miljoneid. Väga palju miljoneid. Raha on. Raha liigub kuskil. Saadki siia poole ka. Et siis me saame ka seda saadet edasi teha. Ja, see 6. käigu toob teieni FIA ja Pirelli. Ja kõik need teised. Ja kõik teised ka. Kuule, on sul ennustus tehtud või? Mul pole ennustus poole hooaja pealt tehtud enam. Sul pole poole hooaja pealt või? Ma ei saa sisse sinna ju. Miks? Mina ei tee lase enam. Bänd on peal. Vaadati, et see tüüp liiga hästi hakkas minema. Tõusid see kuskil 9-10 juba. Mul juhtus kuskil seal poole hooaja pealt, et mina enam sinna sisse ei saanud. Ja kõik oligi. Seo. Ja kui juba 2 rallit läks, siis ma juba vaatasin, et ma rohkem ei proovi ka sisse minna. Okei, aga ütle siis, kuidas sulle minu ennustus tundub? Ogier võidab. Tänak on 2. Neville on 3, Formeau 4 ja Evans 5. No ütleme, paberi peal tundub ilus kõik. Loogiline on ju. Võiks olla loogiline, aga Neville 3. Võib-olla on liiga optimistlik. Võib-olla on veits optimistlik. Eesmärk on autot hoida, esimesena startida. Eks kõike võib juhtuda. Aga ma arvan, nagu teoorias on päris okei plaan. Joo. Vaatame, kes meie liigat siin ka juhib. Ma hommikul vaatasin. Ise olen, ma olen Power Stage'i podcasti liigas ka, seal mul väga hästi ei lähe, kuskil 1100. 6. käigus ma olen 489. Seal ka väga hästi ei lähe. Väga hästi ei lähe. No 2 ei vahele, keegi tuletab meelde. See on sinu probleem, jah. Juhib Aarne Saks ja Kaarel Kübar on 2. Väga huvitav. Aga ma vaatasin ülemaailmset liigat juhib eestlane. Eestlanna vist isegi. Kuule, eelmine aasta oli sama värk ju. Oli või? Jaa, ka Eestlanna. Nii, kus ma vaatan leaderboard Siret P. Siret P. Seda ma ei tea, kes võitis eelmine aasta, aga minu meelest oli ka Eestlanna, kes võitis selle ära. No loodame, et on Eestlanna, mitte tema mees, kes lihtsalt on naise nimega sisse läinud. Ei, kuule, ma nägin mingid intervjuusid asju kõik, ta vist rääkis nagu päriselt kaamera ees kuskil, mis ta tegi või mis ta plaan oli ja seal ikka nagu nähti rohkem vaeva kui meie siin. Me võtame selle startist ette ja paneme silmad kinni ja see mees on esimene. Või siis Shakedowni. Sina ütled mulle, et kuule, pane see Greensmith esimeseks. Aga kuule, täna võiksid panna. Aega vaadates. Shakedowni põhjal oleks võinud panna poodiumile juba. Aga homme siis hakkab 7.58 pihta. Mul tuleb üsna karm märkamine. Ma ise homme panin endale ralliblogi ju ise endale graafikusse, et teaks ka, millest õhtul räägime. Muidu siin toimetab päev otsa mingid teisi asju ja siis õhtul hakkad vaatama, kes üldse juhib või sellist seisu. Ja nädalavahetusel sa paned pausi jälle? Päris pausi ei pane, mul laupäeval kontsert Viljandis. Noh, ikka paned pausi. Viljandi Rubiini väljakul või keskväljak, tulge kell 7. Sa mängid või? Jaa. Okei. Ja siis... Ma tegin ka kontserdit ju, eelmine nädal. Ühes pulmas. Mängisin gitarri. Palju maksti? Jumala süsielin.
ma ei mäleta osa sellest. See kitarri mängis süsi või sellest, mis seal kõrval pakuti? Las ta jääda. Aga väga lahe, noh. Ja ei, täitsa nagu bändi värk oli. Raha tuleb, podcastid, kontserdid, värgid, noh. See oli sugulase pulm tasuta. Okay. Seal pakuti süüa juua. Keegi laulis ka või? Ikka, vend. Vend laulis? Ja. Aha, lahe. Ja teine vend mängis trummi. Siuke bänd. Ja, siis oli bassimees ja oli sõber. Kus te proovidate? Papsi juures mul. Perebänd. See on tore. Ja, on lahe oli. Aga miks mul öö jääb lühikseks on ju see, et Eesti võidab ju täna õhtul Slovakkiat 21:45 A. Le Coq Arenal. Jaa, no võt. Et pidutsemisega läheb pikale. Ja intervjuusid tuleb võtta ja intervjuud tuleb ju lahti kirjutada, et selline tore tummine tööpäev. No aga tööd tuleb teha. Jah, see on toidab vist. See on eestlaste värk, et tööd tuleb teha, puhkamine on nõrkadele. Aga mõnusalt tummised pikad katsed. 22,47 päeva äratuseks, 21,67, 23,37 esimese ringi lõpuks. Ja siis need samad katsed uuesti, et kuidas see ütlus oli, et 20 kilomeetri katsete peale on 40 kilomeetrit kraave või? Jah, täpselt. Aga kive on palju? See arvutus, seda valemit mul ei ole. Ma ei tea, seda valemit me peame Urmo käest küsima, ma arvan. Urmo teab kindlasti. Jaa. Siis teisel päeval ega seal lühemad katsed ei ole. 28, 20, 25 ja siis on siin üks katse, mida ei korrata. Üks load trucki ja siis jälle 12, 25 ja on isegi üks Mikiir leitud Kreekast. Lahe, iseenesest on äge, aga päris karm masinatele ja meestele. Aga kurb on, et viimasel päeval on 3 katset. Ja no ütleme, viimase päeva puhul Power Stage on vähemalt päris mõistliku pikkusega, et seal ikkagi peab sõitma. Aga me vist polegi veel selle uue punktisüsteemiga punktide peale 3 katsel sõitnud või? Tegelikult on veits piinlik ausalt see osa praegu küll, jah. Et nagu 3 katset ja... Omaette jälle huvitav. Ei, omaette huvitav. Kilomeetrid tulevad nagu vist kokku. 54. Nii vähe või? Okei. Esimesel päeval on 135 mõnus tummine. Ma arvan, et sellist päeva nagu 135 ei olegi meil olnud see aasta. Pigem mitte, jah. Teisel päeval 116 ja kolmandal siis 54. Kokku 305. Ja siis selle 54 kilometrist saab päris isukalt punkte. Jaa. Mõnus. Tore. Ma ei oskagi midagi selle peale öelda. Et ütleme nii, et homme õhtul räägime uuesti, oleme natuke targemad, aga päris lõpliku seisu me homme õhtus kindlasti veel ei tea. Ja laupäev Christopher Gruto istub sulle jälle vastu. Jaa, täitsa tore oli Christopheriga ka teha. Jaa, saime hakkama. Aga praegu kõik ja kirjutage, joonistage meile kuueskaik@delfi.ee. Hetkel veel joonistusi pole tulnud. Muuseks, kes teeb meie 6. käigu saate ajaloo esimese joonistuse saadab meile? Kas Paintis või milles iganes. Paneme eriauena välja. Joonistuse sees võiks ka küsimus olla. Küsige meile joonistamise vormis. Okei. Tavai. Väljakutse sulle ka. Et mina pean küsima või? Jah. Joonistus olgu olla. Ma hakkan joonistama õhtul. Aga jaa, joonistage meile. Homseni. Tšau. Kuues käik.